No nii, sõbrad, kuidas siis hinnad midjad? No see selleks. Härrased, tänases videos me läheme vaatama, kui kaua mul aega võtab, et teenida 100 eurot. Täna on laupäev ja see video algab 7:30 hommikul. Nii et tulge ühinege minuga ja me alustame. No nii, esimesed 11 eurot on teenitud, 11.40. Oleme küll jamas kohas oleme. Esimene oli viga muidugi. Ei oleks pidanud seda tegema. Aga no mis seal ikka, oleme siin kuskil looduskaunis kohas. Oleme tulnud, ma siin maja ei hakka näitama, aga looduskaunis koht on. Ja siis siit lähme tagasi linna. Aga 11 eurot on meil juba olemas. No nii, oleme linnast tagasi ja saime järgmise tellimuse Uber X-iga. Masendav on see kõik sõita Uber X-iga 2 kilomeetrit kliendini ja see on üks lisasamm veel meie sotini. Nii et lähme teeme ära selle ja paneme siis kopika paneme oma hojupõrsasse ja proovime siis lähemale saada sotile. No nii, oleme ringiga tagasi lennujaamas ja mis ma mõtlen siis ringi all? Mis me siis sõitsime põhimõtteliselt kesklinn Viimsi tagaots ja sealt Viimsi tagaotsast sain tellimuse tagasi siis siia lennujaama. Nii et me tegime ringi ära. Viimane sõit. See siis oli 8, mis ta oli siis, ei ole 12 eurot. Vaat, kuidagi niimoodi. Nii et ikka, jätkame siin lähemal. Et selle ringiga me tegime siis 22 eurot tegime selle ühe ringiga. Nii et me oleme päris jõudsalt liigume oma soti poole. No nii, hetkel Uberi lainel kogu aeg. Midagi parata ei ole, kuidagi Uberist tulevad paremad tellimused praegu. Kas või näitan teile praegu näiteks selline pilt on Boltis praegu. Ja siis Uberis on vaat selline pilt. Ilmselgelt teen Uberit sel ajal. Ka praegugi üritan sinna liikuda. Jõudsime Koplisse omadega, siin mingi lapse tõin ära. Läks sugulase juurde, ema tellis takso, nii et viisin lapse ära ja nüüd liigun sinna kesklinna poole, et saaks seal koefitsendiga. Tegelikult ju eesmärk on praegu siisuga, kellel on 11, et vedada turiste laeva peale, rongi peale, lennuki peale, et tahaks nendega tegeleda. Ja ma arvan, et üks põhjuseid, miks see kesklinn praegu põleb, ongi see, et tellitakse praegu just turistide poolt. Nii et ma loodan, et mu aimdus on õige, nii et kihutame sinna poole. Nii, lennujaama alale tulin. Olin lennujaama juures ja tundus nagu, et mingi lennuk oli maandunud. Mõtlesin, et okei, et ei hakka kesklinna siin kihutama, et tulen siia lennujaama alale. Et nüüd siis ootame, aga vaadates seda ala, näitan teile ka, siis autosid siin eriti ei ole. See võib ainult ühte tähendada, et ma olen loll. Ja võib-olla peaks siit alalt ära minema, aga eks ma annan talle mingi 5 minutit aega ja
ja kui selle ajaga ei tule tellimust, siis liigume minema siit. Kuradi ma, ilus ilm on, rahvas, ilus ilm on, kevad vaikselt läheneb. Tegin veel ühe tiiru ja nagu näete, Rocca al Maresse jõudsime. Üks ots, teine ots ja nüüd Rocca al Mares. See üldse ei tule praegu lihtsalt viisi see sott kokku. See on, ma ei tea, mina ei tea, mida teha. 75 on koos, sitaks tund on raisatud juba ja mina olen täiega väsinud. Näitan teile siis kevad tulemusi ka. Auto on sellise kihi all. See on pestud kusjuures Statoili pesulas. Ei ole harjapesu. Vaid mitte harjapesu, vaid on see survepesu neil seal. Ja siis tulemus selline. Et siin tagant ei ole mõtet külje pealt ka, aga võt kapott on just see. Või siis kõige parem on tõenäoliselt vist katus näidata. Siuke kiht on tekkinud siia peale. Ja see tekkis mul ühe päevaga, kui seisin tee ääres. Ja nüüd mõtlen reisk, et minna harjapesusse või mitte. Aga vist peab minema, ega niuks autoga sõita ei saa. Jah, vaatan, kas ma viitsin veel teha, kas ma viitsin saada see 100 täis või mitte. Võib-olla lõpetan praegu video ära. Mõtlen selle peale. Tervist! No nii, lõpetame siin lennujaamas. 100 on täis ja kuluks meil, kell on praegu 2. Kell on 2 päeval. Näitan teile ka. Ja sinna tänna 100 on täis 99 eurot. Nii et sellega ma lõpetan video, et palju see siis teeb. Ma panen siia, ma ei viitsi praegu mõelda või viitsin. 7 tundi, et sott täis saada. Sellised need elud on. Ja see on laupäeva päeval. See, ära. Tänan, et vaatasite ja järgmise kohtumise.